Hei, hea Lasnamäe noortekeskus. Lasnamäe noortekeskuses tegin omal ajal ülikoolis noorsootööd õppides oma ühe esimestest noorsootöö praktikatest, nimelt valikaine praktika. Tol hetkel asus küll Lasnamäe noortekeskus teistes ruumides, aga asutus ja ma arvan, selle keskuse hing on ikka sama kui siis. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, vaid hoopis sellest, et kätte on jõudnud 29. aprill, online noorsootöö 32. päev, mis tähendab seda, et nüüdseks oleme siis igasuguse erineva arvestuse järgi virtuaalset noorsootööd teinud 6 aega. Ja sellega seoses tahan sulle, armas Lasnamäe noortekeskus, öelda, et minu arust olete online noorsootööd rõõmsalt ning professionaalselt teinud. On päris raske niivõrd lühikese ajaga niivõrd teistmoodi hakata noorsootööd tegema, kui me varem oleme teinud, omades kontakte näost näkku inimestega, nüüd läbi veebikaamera. Aga minu hinnangul olete sellega väga hästi hakkama saanud. Teie tegevustest on eriti mulle meeldinud erinevad pildistamise ja fotograafiaga seotud tegevused. Online meedias fotode töötlemine ja piltide tegemine tundub olevat teie üks väga suuri tugevaid külgi. Aga samuti on mulle meeldinud väga teie tegevustest õhtujuttude idee. Ja loomulikult ka mitmed teised tegevused, mida olete jõudnud selle kuu jooksul online või siis virtuaalses noorsootöös ellu viia. Ja sellega seoses pöördun nüüd ka Lasnamäe noortekeskuse noorte poole. Hea Lasnamäe noortekeskuse noor. Kui sulle meeldib, mida Lasnamäe noorsootöötajad teevad virtuaalses noortekeskuses, need tegevused, või sulle meeldivad Lasnamäe noortekeskuse noorsootöötajad, siis ole hea ja anna sellest neilegi teada. Kirjuta neile chatis, et sulle meeldivad nende tegevused ja nende töötamisstiil, või kirjuta kuskile postituse alla kommentaar sama teemal, või siis, kui ei julge kirjutada, pane postituse alla kuskile Lasnamäe noortekeskuses kas like või südamemärk. Usun, et praegusel keerulisel ajal on kindlasti ka noorsootöötajatele vaja häid kiitvaid sõnu ning lisamotivatsiooni. Nii et ära hoia kiitust ainult endale, kallis noor, vaid jaga seda ka noorsootöötajatele. Tšau, tšau!